Tere, head Kagu raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänaseks saatekülaliseks on mul Ameerika mees, USA-s elav Eesti mees, aus ja tegus Eesti mees, kes võitleb Eestimaa probleemidega ja ühtlasi ka mees, kes on julge väljaütlemisega. Tema nimi on Maik Kalamus. No tere, Maik. No tervitused siitpoolt teist No mis kell sul ookeani. seal on? Meil on juba hakkab õhtusse minema. No meil on praegult vaatan välja, et 9:30 on ja täna tuleb siin 20 kraadi sooja, nii et meil on kevad Oi jumal. käes. No meil on 5 kraadi ainult sooja. Ja. Aga see selleks. Kuna sa oled hästi kursis ka Eesti eluga, kuigi elad seal juba pikka aega, et siis ma küsin, et kuidas see Eesti majandus ei saa kuidagi jalgi alla, kiratseb ja kuigi tänased valitsejad, Reform ja Eesti 200 püüavad meile selgeks teha, et majandus kasvab, aga kui neid numbreid vaadata, siis 1,5, see tähendab seda, et see on vea piirides ehk üldse ei kasva. Mis too häda on? No tegelikult tuleks hakata üldse pihta nõukaajast, sellest ajast, kui niinimetatud Eesti sai vabaks, hakkas pihta ju erastamine. Et ma usun, et sa mäletad seda hästi, kuidas see erastamine toimus. Mina mäletan, kuidas meil seal kohalikus Kiirvõi kalurkolhoosis osteti inimeste käest võileiva hinna eest või siis pudeli viina eest osteti osakuid kokku. Keegi ei saanud aru täpselt, mis asi need osakud üldse olid. Ja niimoodi läkski siis kontroll suurtemate siis ettevõtete üle, mis oli tegelikult täitsa konkurentsivõimelised ka, ütleme, lääneturu peal. Läksid sullerite kätte. Ja see aferistide kätte ja tippkommunistide kätte, et tuletame kas või Sillamäed meelde, kuidas Tiit Vähi selle ühe siis mitte euroga, et siis oli Eesti krooniga ära ostis. Pärast oli välja, et need paberid, millega ta ostis, oli kõik võltsitud, aga see ei tähendanud enam mitte midagi. Vaadata Kiirvõi kalurkolhoosi, kuidas sullerid ostsid neid ära ja need samad osakute eest ja põhimõtteliselt müüsid vanarauaks, kõik toimivad asjad. Ja kui sa vaatad seda erastamisprotsessi, see oli see algus, allakäigu algus. Kui need asjad oleksid õieti erastatud, siis me ei oleks praegusel hetkel sellises augus, kus me oleme. Ja ikkagi, kui tuletada meelde, me tootsime praktiliselt kõiksugu asju. Ka remontisime mootoreid, mida iganes me suutsime ise teha, ka ise ennast ära toita. Aga ütleme just see ärastamine tegi muidugi paljud inimesed väga rikkaks. Tiit Vähi, Viru hotelliga ja kõik teised, suured varandused oligi nii endale kraabitud, need, kes selle tegid. Siit edasi võtame siis kui Siim Kallas sai siis Eesti Panga presidendiks, mul tekib küsimus ikkagi, kus on Eesti kuld, mis on sellest saanud. Et nii palju, kui ma siin uurisin, sain teada, et selle kulla müüdi maha ja osteti siis Citibanki, mis on Hiina, ütleme, suure mõju all, nende aktsiaid, millest on järele jäänud kopikaid võrreldes siis kulla väärtusega. Nii et kõik see asi ongi pihta hakanud sellest suurest varastamisest. Et ega me ei ole paremad ukrainlastest. Samamoodi käib varastamine, samamoodi käib altkäemaksud ja kõik see sama edasi. Et kui siin vaadata nüüd järgmist suurt matsu, mis Eestile tuli. Üks asi muidugi veel, et kui vanasti, ütleme Eesti aja alguses sai igaüks omada eratanklat, kui tahtis. See oli võimalik täiesti saada, oli paberitega võimalik niimoodi teha, et sina eraisikuna said pisikest tanklat pidada. Siis tänapäeval seda asja enam nii võimalik ei ole. Nõuded pandud selliseks. See tuli umbes mingi 98-99 aastal ja ma usun, et selle taga oli just Shell ja Statoil, kes tahtsid oma turgu võita ja pandi nii suured nõuded, et väiksemad tanklad lihtsalt pidid oma uksed sulgema. Ja suurem osa pisikesi külatanklaid läkski seda teed, et lihtsalt
ei olnud võimalik enam neid seadusi täita niinimetatud, sest et ka inspektor, ükskord ma lugesin, meil oli perel väike tankla, aasta oli siis 2001, kui käis meil 15 erinevat inspektorit aasta jooksul kontrollimas ja muidugi need inspektorid olid sellised, kes lükkasid käe pikalt ette ja eeldasid, et mingisugune rahaline nuts neile tuleb. Ja noh, nii see, nii need näiteks tanklad ära kadusid ja samamoodi pisikesed poekesed. Ma tean, mul endal tuttav pidas ehitusuue poe maapiirkonda, pisikese poekese. Aga paar aastat hiljem tuli välja, et sul peab olema teatud arv kraanikausse, sul peab olema teatud ventilatsioon, noh, kõiksugu imenõuded, nii et noh, lõpuks oli odavam see asi lihtsalt kinni panna. Ja niimoodi on ka väiksed, siis välja suretatud väiksed poed maal. Ja noh, siit edasi, ega iga asjaga, iga nõudega on piiratud just tavalise väikse inimese siis ärivõimalusi või ostuvõimalusi. Ja noh, vaadates põllumajandust, kuidas põllumajandus on Eestis hukka aetud, et noh, ütleme, neid päris põllumehi on ikka vähe järgi jäänud. Ja suurem osa neist siis on ikkagi eurotoetuste või mingisuguste muude toetuste peal ja paljud neist enam ei oskagi enam ühtegi asja kasvatada, sest et on kümneid aastaid niimoodi soiku lähtud, et on ju teada, et osad niinimetatud põllumehed lihtsalt saavad põllusööti jätmiseks, saavad suuri rahasid. Noh, sellepärast nad ka siis toetavad meie Reformierakonda ja sotse, et see lihtne raha edasi tuleks. Aga muidugi noh, kui nüüd jällegi edasi vaadata, siis Euroopa Liiduga ühinemine, need kõikvõimalikud euronõuded, noh, need on pannud veel suurema siis põntsu Eesti majandusele. Ma mõtlen, et sa nüüd tegid meile sellise väikese sissejuhatuse, milles me saime aru, mis olid need põhjused, miks meie majandus ei läinud kohe käima, sest me ise need, kes pidid seda tegema, suunas need rahavood oma tasku, mitte küll kõik, aga ikkagi suurem enamus, mis jättis meile väga raske probleemi. Aga milleks oleme me siis tänaseks need suuremad ettevõtted, mis meil olid siin, noh, mäletan, kuidas Tallinnas oli see tubakavabrik Leek ja no neid oli küll ja küll, mis müüdi lihtsalt väikse raha eest maha ja tehti turgu hoopis teistele ettevõtetele, mitte meilt, vaid välisriikidest. No siit on noh, ka Eesti pangandusega ja kõigi teistega on lihtsalt suured kompaniid, nemad vaatavad investeerimise aega nii 20, isegi 30 aastat. Aga kui meie meestele tehti nagu siis pakkumine, kas või see tubaka variandiga, ega siis keegi ei mõtelnud Eesti majanduse peale. Nemad mõtlesid, et nad saavad korraliku nutsu endale ja siit edasi, et siis noh, nad vaatavad, saavad rikast meest mängida. Aga muidugi rootslased on palju teinud, Stora Enso teeb seda, noh, praktiliselt need pangad, kõik teevad seda, et nad ostavad ülesse kohalikud ettevõtted ja panevad kinni. Eriti puiduäris ma mäletan selliseid aegu, kui nii 2000 alguses lihtsalt suured puiduettevõtted, Soome, Rootsi suured puiduettevõtted lihtsalt ostsid Eesti pisikesi firmasid ära ja lihtsalt panid kinni nad. Et ei ole vaja esiteks konkurentsi ja ei ole vaja, et nad ise siis nokiksid midagi, et parem on ikkagi saada seda väärtustamata puitu Soome ja Rootsi saekaatritele ja mitte lasta siis eestlastel mingit lisaraha teenida sellega. Ja no seda käis igatepidi, noh, sama nagu mis ma tanklatest asjast rääkisin, täpselt samamoodi. Nad tegutsesid ju, noh, arvatavasti finantseerisid nii Isamaad kui reforme, et võtta vastu vastavad seadused, mis siis ütleme, väiksel eraettevõtjal oleks suhteliselt raske mingi bensiinijaama või mingit poodi pidada. Nii et noh, see nagu
see on väljasuretamine, see on noh, pikemat aega käinud ja see suur rahanduslik vabadus, mis niinimetatud öeldi, et nüüd tulevad välisinvestorid, siis need välisinvestorid olid rohkem nagu välisröövlid. Noh, vaata, kuidas pangad on Eestit tühjaks tõmmanud rahast. Ma ei tea, kas Eestis enam keegi suudab endale sularahaga midagi maja või korterit osta, sest need hinnad on läinud nii hullumeelseks ja see ongi just pankade enda asi, miks nad neid asju nii kalliks ajavad. Ja muidugi praegusel hetkel on ka igasugused need ukrainlased ja kes iganes Eestisse tulnud on, need hoiavad kinnisvaraturgu üleval. Aga kui vaadata nüüd teisele poole, kui vaadata siis sellest, et näiteks välismaalased tunnevad Eestit ikkagi rohkem kui niisuguse rahapesuriigina, niisuguse kahtlase endise pisikese Nõukogude riigina, kust on suured rahad läbi pestud, et ega uudistes ju rohkemat ei räägigi näiteks USA-s või kui ma elasin Inglismaal, et jällegi millega oli kuskil oli hakkama saadud, kuskilt midagi oli ära varastatud ja jälle tuli Eesti sinna sisse, kelle iganes raha oli pestud. Tuletame meelde, et pesti nii Vene raha suurtes kogustes ja ka nüüd Ukraina raha. Nii et Eesti imidž, ütleme ka välisinvestori juures ei ole enam hea. Ja see juba, ütleme, see on juba rohkem kui 10 aastat on niimoodi. Et kahjuks on niisugune asi on, nagu me ennem rääkinud, et kuidas see poliitika, kuidas said need kommunistid võimu juurde. Nad on siiamaani seal. Mõned on seal eluaeg. Midagi pole korda saatnud, aga raha tiksub ilusasti. Et kõige hullema matsu muidugi, kust nagu hakkas allakäik oli ju 2007-2008 majanduskriis, kui tuletame meelde, siis Eesti majandus oli üks väheseid, mis kukkus rohkem kui 20% ja seda praktiliselt ühe aastaga. Ütleme suures riigis, kui on, ütleme seal mõni protsent kukkumist on juba suur probleem, aga Eestis oli 20%, nii et see pauk hävitas suuremuse inimeste, ütleme elu, elutööd ja asjad, et samamoodi mina sain väga kõvasti pihta selle majanduslangusega. Ja kui sealt edasi, Eesti on üks huvitav riik, kus inflatsioon arvestatakse majanduskasvu sisse. Ehk kui ennem maksis, ütleme, võtame kas või ütleme kilo õuna 1 euro ja nüüd, kui aasta hiljem on 2 eurot, siis riik plaksutab käsi ja ütleb, et näed, me oleme rikkamaks saanud. Me oleme teeninud dollari, ütleme euro rohkem. Mitte seda, et tegelikult sinu ostujõud on jäänud 2 korda väiksemaks. Nii et samamoodi nagu ennem ütlesidki, et räägitakse suurest majanduskasvust, aga võtame inflatsiooni sealt välja, kui palju sealt siis järgi jääb. Nii et tegelikult seda on tehtud nagu viimane pea 20 aastat Eestis. Seda näitemängu ja seda arvutuslikku niisugust mustkunsti. Mida mina väidan on see, et tegelikult alates 2008. aastast ei ole Eesti majandus tõusnud, vaid kukkunud. Isegi kui inflatsioon juurde arvata, siis viimane 3 aastat on ju Eesti majandus ikka kukkunud. Kui on 3 aastat kukkunud, see on, ütleme, tohutu pauk ja ma ei kujuta ette, mis mõlgub nende inimeste meeles, kes siis reforme ja neid muid sulisi valivad sinna ikka jälle tagasi. Selge on see, et Eesti on praegult elab ainult eurorahade peal. 1/3 Eesti majandusest on siis seotud igasuguste euroabidega. Nii et kui need tagant ära võtta, oleks päevapealt Eesti kukuks kokku. Ja nüüd võtta seda ka, et riik välja tulemiseks peab võtma kogu aeg laenu. Kujuta ette, kui sa ise peaksid võtma kogu aeg laenu, et kas või süüa osta, siis on teada, et see pankrot on väga-väga ligidal. Ja me ei tea, mis on need panga garantiid, et selle garantiideks võib olla mis iganes, ka maavarad. Mida ma arvan, et võib-olla ongi garantiiks pantud.
ja järjekordselt, kui ei jõuta maksta, siis võetakse need maavarad käest ära. vaatame näiteks Nigeeriat, kus 60-ndatel, 70-ndatel IMF andis palju laenu. Tagatiseks olid siis sadamad ja igasugused naftaleiukohad. Ja tänaseks hetkeks on siis niimoodi, et Nigeeria ise omab ainult mürgiste jäätmete prügilat. Isegi kõik muu on siis põhimõtteliselt käest ära võetud ja seda IMF-i poolt. et et aitäh, et ma mõtlen ise seda, et meie inimesed on haritud, väga haritud. Nad ju olid kõige selle kõrval, kus nägid, et vanad kommunistid juhtisid siis ja said ka sinna edasi. Miks nad midagi ette ei võtnud või ei tahtnud või ei saanud aru, millest, kas see oli mingi psühholoogiline barjäär, et nemad on ka kõige suuremad trumbitagujad ja Vene viha ülesõhutajad. et kas meie, eestlased, oleme liiga tagasihoidlikud. Ma ei tahaks öelda rumalust, kõik on haritud, kõigil vähemalt on keskharidus, väga paljud on kõrgharidus, palju juba on ka magistrid. Et neid inimesi, kes aru saaks, mis tema ümber toimub, peaks olema mitte sadu, vaid ikkagi kümneid tuhandeid. Aga miks nad ei ole midagi ette võtnud? Noh, sa valimistest rääkisid, e-valimised ei ole kuskil teistes riikides peale Venemaa. Ja üks oli Venezuela, mis on nüüd riigipea on siis viidud Ameerikasse sinna trellide taha. Et miks ta teistes riikides ei läinud käima, aga meil ei läi, et kas on tegemist ikkagi eestlase kohutava passiivsusega või, no ma ei taha öelda, see rumal. ja no siin on natukene vaadata tagasi, et me oleme ka ennem rääkinud sellest, et see oli siis aasta 88, 89, kui George Soros käis Eestis. Muidugi kohtus Savisaare, no põhimõtteliselt nende samade poliitikutega, kes pärastpoole igasugused erakonnad tegid erinevad, nii isamaalised kui ka ettevõtjate ja sotside ja kõikide nende juhtide eest käis ta rääkimas, nii et mina väidan seda, et see oli planeeritud ja oli planeeritud just USA poolt. Sest et sel ajal tegi koostööd väga tugevalt Soros CIA-ga. Ja noh, ma pean välja, et seal oli juba plaan ette mõeldud, kuidas nad teevad ja mida nad teevad. Ja mis see Eestiga siis plaan oli? Ma usun, et plaan oli neil see, et hea väike riik, et saame testida erinevaid asju Eesti peale. Noh, ja noh, nii on ka tehtud, mäletame tiigrihüppeid asju, kus tegelikult oli see testimine, kõik need ütleme, digitaalsed isikutunnistused, internetipangad, no kõik oli ju tegelikult ju Eestis, noh, ütleme, et olid ühed esimesed ehk nad olid testimisel, et mis ja kuidas see asi on. Aga jah, kui siit edasi vaadata, siis pandi õiged mehed pukki. Nende õigetele meestele siis tehti kõvasti promo. Kui vaata neid igasuguseid neid laulupidusid ja asju, ikka olid seal need poliitikud kohal, ikka neid näidati igal pool ja ka vastavalt selles televisioonis on nad kogu aeg pildis. Ja noh, mõned on pildis ja mõned ei ole pildis, on ju. Mille pärast on niimoodi, et mõni väga-väga tark poliitik noh, ei pääse kuskile televisiooni. Selle asemel näidatakse mingisugust keskharidusega juhmi, noh, kel pole õrna aimugi, mis maailmas toimub. Et see on kokkumäng ja see on meelega tehtud niimoodi ja see on propaganda. Ja kui see propagandat piisavalt ajada peale inimestele, siis osad usuvad. Ja kui vaadata meie koolisüsteemi, siis ega seal Eesti koolisüsteem midagi väga hõisat ei ole, et kuigi räägitakse, et meil on nagu Eestis ülimalt hea haridus, võidame igasugustes olümpiaadidel. Aga me unustame ära kõige tähtsama asja on siis mõtlemine. Seda ei taheta kuidagi õpetada. Ja kui sa hakkad oma mõtteid mõtlema ja ütlema, noh, siis sa häid hindeid ei saa. Ja kes teab, äkki veel oled kahjulik element ja mis iganes võidakse suga teha. Nii et noh, Eesti haritus, noh, ja mõtlemisvõime, no ütleme keskkooli tasemel on praktiliselt null. Peale keskkooli
võib-olla sa oskad vajutada punast ja musta nuppu, punast ja sinist nuppu või rohelist nuppu, mis iganes, aga sa ei suuda mõtelda, mis selle taga on, miks ma seda teen. nii et koolitatakse välja tegelikult niisugust halli massi, keda on lihtne manipuleerida. noh, vaadata koolidesse, kuidas tegelikult käib kogu aeg manipuleerimine, mida õpetatakse, kuidas õpetatakse, aga noh, näiteks seoseid ja selliseid asju, et ise välja mõtelda, neid on vähe. Ameerika muidugi koolisüsteemi kohta öeldakse palju halbu asju, aga mina näiteks töötasin aasta aega, oli Chesapeake'i siis matemaatikakoolis. minu meelest oli väga huvitav see, et matemaatikat ei õpetatud lihtsalt niisuguse kuiva ainena, vaid sinna juurde oli pandud seda, et igale asjale, kuidas sa saad seda kasutada, kus sa seda kasutad, mille jaoks see hea on ja niisuguse populaarse lähenemisega ehk sinna juurde niisugust mõnusat teadust ja asju, et oli huvitav, et sa said teada. mina näiteks, kui ütelda, et Eestis koolis käisin, kas see füüsikast ja matemaatikast oli põhimõtteliselt kõik oli teoreetiline. sul polnud õrna aimu, kus seda kasutada, alles ülikoolis ma sain aru, kus kohta, mille jaoks ma seda õppisin. aga noh, niimoodi kuivalt lihtsalt õpetada, et mis kasu sellest on, kui hästi sul näiteks luuletused pähe jäävad. minu näiteks ei jää hästi luuletused pähe. ja selle eest sain ka palju kahtesid, aga mis see elus mul muutnud on? noh, või käekiri. noh, õpetajale, eesti keele õpetajale ei meeldi mu käekiri ja sellepärast ma üle 3 mitte kunagi ei saanudki, sest et tema ütles, et minu käekiri on nii õudne. aga see, mis seal sisu näiteks kirjandas, oli see nagu ei huvitanud mitte kedagi. ja noh, kui sa siit vaatad edasi, kuidas nüüd on noh, inimesed ka ära hirmutatud, igaüks on nüüd langunud ikkagi võlga, kas ta on siis majalaenud, on autolaenud ja ütleme, tööd on ikkagi vähe ja palgad on väiksed. noh, see paneb ka inimesi nagu mõtlema, kas ta ikka julgeb midagi rääkida või mitte. ei ole saladus, et paljud Eesti ettevõtted ennem, kui nad võtavad sind tööle, kontrollivad sinu siis seda sotsiaalmeedia tausta. ja kui sa oled niisugune, ütleme, konservatiivsete vaadetega, siis öeldakse, et lihtsalt, et meie siia ei sobi, meie töötajaskond ei sobi, sest et noh, me tahame olla sõbralikud ja meie väärtused on ikkagi sellised, nagu on Euroopa Liidu eurooplase väärtused, mitte nagu siis ütleme sellise Eesti noh, niinimetatud natsi ehk rahvusluse toetajaid, et neid ei taheta. ma olen ise kuulnud neid jutte päris palju ja ma pean kihlen, et on tõesed jutud eestlase koha peal. nüüd, kui jällegi teistpidi vaadata, siis eestlane on ju väga omapärane rahvas. Eestlased on elanud sama koha peal pea 6000 aastat. noh, ega neid rahvusi, kes nii kaua ühe koha peal olnud on väga vähe. nii et ei saa ütelda, et nüüd eestlased oleksid lollid olnud, nad on suutnud 6000 aastat ellu jääda. peale selle nad olid ju veel 700 aastat orjad omaenda maal. eks see kõik ole pitseri jätnud, aga kindlasti eestlane ei ole rumal. aga võib-olla on lihtsalt natukene arg, et midagi suurt ette võtta, et kui vaadata lõunamaid, kas või võtta Poolat, kui midagi ikkagi närvidele käib, siis minnakse tänavate peale. aga noh, eestlane mõtleb rahulikult, et ei ole vaja oma nägu näidata igale poole ja siis ma kaotan veel mingi bussisõiduraha, kui just keegi mind kohale ei vea. ja noh, niimoodi nad ongi passiivsed ja ka on teine asi on see, et kui allkirja kogutakse, siis mitte kedagi ei huvita. isegi kui on 100 000 allkirja kogutud, siis lihtsalt poliitikud naeravad näkku, et noh, neid lihtsalt ei huvita. ja see ongi loodud selline lootusetuse tunne. et noh, sa ei saagi midagi teha, ükskõik mida sa proovid. sa ei saa, Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus rahvas ei saa teha siis, kuidas see ongi, referendumeid. et seda saab põhimõtteliselt ainult valitsus teha. aga noh, Eestis
Eestis ja rahval endal ei ole mitte mingit õigust teha. Nii, mis on siin veel läinud halvamise poole? Kui nüüd vaadata need euroliidu riike, kõik riigid, kus on sul euro kasutusel, on tegelikult ju viimase paari aastaga majandus on kukkunud. Miks ta on kukkunud, ongi sellepärast, et seesama eurot on võetud nii palju, tema vastu võetakse laene. Ta on teinud inflatsiooni nii kiireks, et lihtsalt inimese ostujõud kõik kukub. Kui vaatad neid riike, mis jätsid oma raha alles, Poola, Ungari, siis nende majandus põhimõtteliselt õitseb. Poola majandus eilse seisuga möödus ju ka Hispaania majandusest ja põhimõtteliselt on ta praktiliselt sama suur, kui on terve siis Briti impeeriumi ehk siis Inglismaa, Walesi, Šotimaa majandus kokku, mis on ikkagi niinimetatud heaoluriik. Nii et tähendab põhimõtteliselt Poola on jõudnud juba heaoluriigi standardile, aga meie näed vireleme ja virelevad kõik euro siis riigid. Nii et see on jällegi põhjus, miks Eesti peaks tegelikult välja astuma siis Euroopa Liidust. Üks asi, mis veel võib mainida on tollid. Kui siin ütleme Donald Trumpi peale ollakse vihased, näed, paneb tariife. Tariifid on ju puhtalt tollid. Praegu küll ülemkohus tühistas selle ära, aga panid koheselt uued tariifid. Seal oli lihtsalt see, et kes ja kuidas neid tariife saab peale panna. Et öeldi, et Donald Trumpil ise otseselt ei ole õigus. Et seda tuleb ikkagi, kas siis vastav rahandusministeerium, Ameerika mõistes, teha seda või siis kongress. Aga see on lihtsalt see, et kuidas seda tehakse, et praegusel hetkel on kõikidel asjadel 15% tolli. Aga nüüd, kui vaadata Eestit, seega lähiriikidesse tolli ei ole. Tollid on Hiinaga ja kõigi, kes on siis väljaspool Euroopa Liitu. See tähendab seda, et me ei ole kaitsnud oma turgu absoluutselt. Me ei ole ka kaitsnud oma põllumehi, oma tööstusi, mitte midagi. Sest et kui näiteks Soomes makstakse, ma ei tea, kas see on muidugi tänane, võib-olla mul vananenud info, aga vähemalt maksti 90% toetusi siis võitootjatele, kes siis selle tõid Eestisse ja eestlastele, piimamajandus ei suuda selle hinnaga võistelda, kui makstakse sulle nii suuri toetusi peale. Loogiline oleks olnud panna tollid peale, kui tehakse sellist nalja, aga näed, Eesti ei tee mitte midagi. Nii et kogu aeg viimased 30 aastat on tegelikult Eesti vastas poliitikat aetud Eestis. Et ma olen edasi. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. So
me jätkame saadet küsijana, vabandust, me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. vaata, Maik, meil on, ma ei tea, kas sa tead, sealt Ameerikast näed nii kaugele. meil on Põltsamaal e-piim, mis on põllumeeste poolt üles pandud, töötas väga ideaalselt, sai kasumit. aga nüüd on ta põhja vajumas ja öeldakse, et võib-olla need aktsionärid, kes raha panid, ei saagi seda tagasi. et kuidas saab selline edukas põllumajandusettevõte põhja minna, kas see on kuskilt suunatud tegevus? No loomulikult. No ütleme, Euroopa põllumehed, ega nemad ei taha ju konkurente ja nemad tahavad oma kaupu müüa eelkõige. Ja noh, nii ongi, et kui vaadata Eestit, siis Eesti kaupa praktiliselt kauplustes on ikkagi väga vähe või on olematu. Isegi vorstid ja asjad. Mul tuttav töötas ühes lihatööstus, rääkis, kuidas Eesti siis liha nime all müüdi tegelikult teise riigi liha. Samamoodi vorstide sisse pandi külmutatud liha, mis oli hästi odavalt saadud siis teistest riikidest, kus on nagu niinimetatud strateegilised varud, aga iga teatud aja tagant nad peavad need varud ära tühjendama, sest sealt saab imeodavalt liha, segatakse seda sisse. Noh, niimoodi see väljasuretamine käib, nagu ma enne ka ütlesin, tolle ei ole. Ja üks suur probleem on see rohepööre. Et kui sa vaatad seda rohepööret, see on rohehullus. Kui Šotimaal võeti maha seal miljonite kaupa puid, et panna püsti tuulikuid, siis ma nagu ei saa aru, kust kohast see nüüd nagu roheline oleks, sest et sa pead meeletu suure sellise betooni valamise tegema. No seda on isegi raske kirjeldada, kui suur see on ja kui palju sinna betooni läheb ja mis sellest betoonist siis pärastpoole saab. Nii et see jääb sinna maa sisse ja sellest pärastpoole ei tule mitte midagi. Samamoodi Eestis, ega see ehitatakse samamoodi. Nad tapavad linde, tekitavad igasugused helisid nii kõrvale kuuldavaid kui mitte kuuldavaid. Et see paneb põntsu ja muidugi kui tuult ei ole, siis ei ole ka elektrit ja nii nagu nende samade päiksepaneelidega. Et ma ei tea, kelle nagu geniaalne mõte oli see Eestisse neid hakata müüma üldse, sest et Eesti on ju samal laiusklaadil, mis on Alaska. Ja ütleme, Eestis seda päikest on ikka imevähe. On ju kogu aeg pilvine ja pime ja ütleme, et see on... Talvel veel lumi ka. Ja talvel on lumi ka veel, et nagu kust kohast see nagu idee tuli ja hakata seda parseldama Eestisse. No ma saan aru, Hiina jällegi, nemad olid väga õnnelikud, nad said siia Eestisse seda rämpsu müüa igatepidi. Kui on lõunamaades, ütleme Türgis, ma usun, et see täitsa toimiks. Aga Eestis kindlasti see asi ei toimi. Ja muidugi, kui vaadata seda, mis energiahinnad Eestis on, siis on ju number üks asi see, et rikkad riigid on need, kus on odav energia. Kõik, mis riiki vaatad, kus on odav energia, seal majandus õitseb. Kus on kallis energia, seal sureb. Vaatame Saksamaad. Peale seda rohepööret, mis tehti, pandi seal need tuumajaamad asjad kinni ja majandus seal kukub. Kui ma räägin oma Saksa sõpradega, siis see on ikka nutt tuleb peale, mis seal toimub, et on need murjemeid on tohutult sisse veetud. Näiteks Berliinis seal põhimõtteliselt kohalikke enam ei olegi. Energiahinnad on kallid. Ei saagi midagi tulla. Eesti on veel absurdne selle koha pealt, et meil on ju olemas ju tasuta põlevkivi ja meil on tohutud maardlad. Nii et arvestatud, ütleme kõige tagasihoidlikumatel arvestustel on Eestis siis jätkub 100 aastaks seda põlevkivi. Ja see põhimõtteliselt on meil tasuta käes ja me võiksime seda
põletada nii, et tolmab, ja meil oleks see imeodav elekter, võib-olla Euroopa kõige odavam elekter. aga näed, jällegi on vaja igasugused maksud peale panna. miks sinna maksusid peale panna, sest riigil on raha vaja. jällegi, nagu ennem rääkisime, riik on tegelikkuses on faktiliselt pankrotis. et seda veel kuidagi üleval hoida, siis on neil vaja raha saada. ja noh, ütleme, kui arenenud riikides ikkagi selliseid põhilisi asju nagu küte, elekter, noh, selliseid asju, mis on väga nagu hinnatundlikuid, neile ei panta makse ja hoitakse väga kõvasti siis silm peal, et kuidas siin see hinnad kujunevad. näiteks mina võin nii ütelda, mina olen Marylandis, meil ei ole sellist asja nagu energiabörsi või börsihindasid. võib-olla mõnel suurel ettevõttel on sellised asjad, aga tavainimesel ei ole. see tähendab seda, et sa tead, kui palju sul see elektriarve tuleb. juhul, kui tahetakse elektri hinda tõsta, siis see ei ole siis selle firma pädevuses, vaid see peab käima siis vastavat rada pidi läbi kuni kohalike siis ütleme osariikide juhtideni välja, et seda hinda võiks tõsta. noh, ja kui tõsta, siis see on ainult väike protsendike, mis võib tõsta. aga kui vaadata Eestit ja Eesti nüüd energiahindasid, et börsiga, noh, kuidas see börsihind tekib, see on ju noh, kõik on manipulatsioon. ja see ongi see, mis on selle asja kalliks teinud. ütleme, kui sa siin Ameerikas, ma võin Marylandis konkreetselt rääkida, tahad siin mingit tööstust teha, siis sa tead juba ette, missugune energiahinnad, missugused maksud. ei tekitata homme mingisuguseid uusi idiootsusi juurde, mis võivad su ettevõtte külili keerata. noh, praegusel hetkel ma võin ütelda, et siin keskmiselt on ikkagi elektri hind umbes 4 korda odavam kui Eestis. kus on see loogilisuse piir, kus on see loogika? kuidas see niimoodi olla saab? noh, Eesti võiks vabalt olla rikas riik, aga niikaua, kuni need sullerid selle eesotsas on, noh, nad ei tahagi. riigil endal ju tegelikult raha ei ole, on sinu maksuraha. kõik sina maksad, lähed ostad poest süüa, maksad sealt käibemaksu, mis on muidugi täiesti absurd, et söögil on mingisugune käibemaks. et arenenud riikides sellist asja ei ole, aga maksad iga hetkega ja see läheb riigile. ja kus see riigil see raha kaob? noh, veetakse Ukrainasse, sealt veetakse kohvriga tagasi. igasugused MTÜ-d, noh, me ju nägime neid Antifa omasid, kes seal EKRE Tõrviku rongkäiku tulid siis tervitama. noh, sinna need rahad lähevadki, sinna sinu maksurahad lähevadki. ja siis lõpuks, kui sul on vaja arstiabi või mida iganes, siis öeldakse, et raha pole. või et pead ootama, noh, pool aastat või rohkem. et see raha on tegelikult, kõik on olemas, aga see on lihtsalt ära varastatud ja varastatakse tohututes hulkades. ja see kehtib ka tänapäeval, praegult ka, ja noh, sellepärast nad selle ees ongi. sellepärast nad annavad ka raha nii Postimehele kui Delfile, et kirjutada positiivseid lugusid. et kuidas, noh, kohe-kohe on meil kommunism kohale jõudmas. aga ma annan vahelduseks edasi. ei, ma mõtlen, sa juba korra mainisid CO2 ehk süsihappegaas, millega siis maksustatakse neid transpordiettevõtteid, kes heitgaasi tekitavad ja põlevkivi baasil töötavaid elektrijaamu. et kes selle, no Trump ütles, et rohepöörde tuleb kohe ära lõpetada. no nüüd tuli ka sõnum Itaaliast, kus Itaalia minister ütles, et sellist asja nagu CO2 maksustamine on mõttetu tegevus. küsiti Eestilt, Eesti arvas, et oi, et me saame siit nii palju makse siis nendelt ettevõtetelt ja riigil on seda raha vaja, me ei saa, noh, võime arutada, mõtelda, aga kindlasti eestlasi teades, et me oleme sellised väikesed, enda arvast kavalpead teatud inimeste hulgas, aga mitte enamuse massidel vajalik tegevus. et
et Trumpilt see julgus vist tuligi, et see CO2 ehk rohemaksu siis ära kaotada, olematuks. ja no võtame selle asja, et Hiina, India, neil ei ole sellist asja nagu see CO2, siis see lollus, maksud, CO2 maksud, oota, noh, Hiinas ja Indias ei ole või? ei ole. Pole no kunagi kust olnud. mina tean, mina näiteks ei tea. No see on tegelikult ametlik info, sest et see Pariisi kokkuleppel nemad ei kirjutanud alla. Noh, neil ei ole mõtet, miks, noh, see ei too neil mingit kasu. Nii et jällegi tekkis ebaaus konkurents ja USA-l, noh, ütleme, majandused hakkasid kukkuma, sest et need maksud hakkasid kägistama. noh, aga kuidas sa võitled sihukese teise riigiga, nagu on Hiina, on ju, kus on maailma suurim, noh, teine suurim majandus, suurim kaubandus, ütleme, konkurent. noh, kusjuures Hiinas ju ei ole ka pensioneid. Hiinas ei ole tasuta arstiabi. noh, aga seal on kultuur teine muidugi. aga no kui sina mängid nende reeglite järgi, siis noh, on väga raske seda teha. ja noh, see CO2-ga on üldse selline asi, et noh, kui olete näinud neid suuri kasvuhooneid, siis tavaliselt seal suurtes kasvuhoonetes on ju sellised generaatorid, mis genereerivad CO2. miks nad teevad seda, on selle jaoks, et taimed kiiremini kasvaksid. nii et kui üldse rääkida CO2-st kui mingisugusest halvast asjast, on noh, see on meelevaldne ja see on absurdne ja seda ei ole ka keegi suutnud tõestada, et ta mingisuguseid kliimamuutusi teeb. et seda lihtsalt tehakse propagandana ja lihtsalt, et teha jällegi uus maks, välja mõtelda, mida siis peale suruda. ja jube hea on ju selline CO2 maks, kus saab näpuga näidata sinu peale, et näed, sa panid ahju käima, nüüd on CO2, varsti pole meil õhku. sellised absurdid on ja kui öeldakse, et siis me peame selle nimel tegema rohepööret. no nagu ma ennem rääkisin sellest samast tuulikutest, asjadest. noh, okei, teeme rohepööret, paneme siis igale poole, kus on maasöök, siis paneme metsa peale. ja sealt tuleb palju siis hapnikku. ja noh, mida rohkem muidugi CO2, seda kiiremini kõik kasvab. noh, see on niisugune pastakast välja imetud lugu, mida siis nagu propagandana on peale surutud juba pikka-pikka aega. nii et no kust see idee tuli üldse? minu meelest tuli ta seal Al Gore'i poolt ja noh, just oligi mõte tekitada selline turg, manipuleeritav turg, sest et neid kvoote sa saad ju müüa, osta, müüa ka. noh, igal riigil nagu ette nähtud kvoodid ja nendega saab ka mingit business'it teha ja noh, nagu me näeme, siis elektrile maksu ja otsa sealt tuli panna. ta Euroopasse, jah? no ikka, noh, see on globalistide äriidee ja ma usun, et eks Hiina ainult plaksutas kaasa, sest et ta ju näeb väga hästi, et noh, need riigid, kus on siis see CO2 need maksud, ei ole konkurentsivõimelised. et noh, näiteks kujutame ette, et Eestis ei oleks elektril mitte mingeid makse. elekter oleks nii odav, et sellega võid sa kütta maja. sul võivad tuled põleda hommikust õhtuni tänavate peal. no kui mina tahaksin investeerida näiteks rasketööstusesse, siis Eesti oleks kindlasti koht, kuhu ma seda teeksin, kui seal oleks odav energia. nii et tegelikkuses see käib oma riigi lihtsalt tapmine täiesti noh, olematu koha pealt. ja noh, on selge see, et need jääkarud ei sure seal. see jääkilp ei vähene sellises ulatuses, mida siis meie meedia peale surub. sest Al Gore ütles juba, et aastaks 2000 oleme siin suurem osa kõik vee all. noh, kui oleksime, siis miks Obamad ja kõik teised ostavad endale ikka mere äärde maju. nii et noh, ega nad ise ka ei usu seda pläma, mida nad räägivad. Need suured näitlejad ja noh, näitlejad kusjuures on niimoodi, kui sa tead, Rooma ajal ju olid näitlejad samal pulgal kui prostituudid ja neile siis öeldi, põhimõtteliselt oli see, öeldi, et neil ei ole hinge sees.
neil ei ole hinge, kuna nad on ostetavad ja müüdavad. Noh, me näeme Eestis kas või Ivo Linnat, mis propagandat on teinud liberaalidele, kuigi ennem laulis niinimetatud Eestit vabaks, aga noh, sellised nad on, hingetud inimesed. aga ma annan edasi. ei, ma mõtlen, et kui nüüd ütleme, Trump ütles, see oli kõva sõna, et rohepöörde tuleb ära lõpetada. No Itaalia nii kõvasti ütles, et tuleb üle vaadata, et kas on lootus, et me saame sellest CO2 maksustamist lahti. No Eesti muidugi ei tahtnud veel, ütles, me peame seda sügavalt vaatama, et kas on lootus, et see Al Gore'i poolt tekitatud maksustamine, CO2 maksustamine võiks ükskord ära lõpetada ja mis see meile kokkuvõttes annab? noh, vaata, see on niisugune pikem lugu ja kui ma kohtusin EPA siis peadirektoriga ja see on siis see nagu ütleme nagu Keskkonnaameti peamehega, siis tema rääkis seda, et sellest hetkest, kui Donald Trump saab võimule, anti talle käsk kõikvõimalikud need roheasjad ära lõpetada. ja see tähendab seda, et need asjad ongi ära lõpetatud. Rahasid ei anta juurde ei kuskile nende tuulikute jaoks või siis nende päiksepaneelide jaoks. ja kusjuures ka samamoodi igasugused nõuded Ameerikas toodetud autodele, noh, need langetatakse ja need tühistatakse juba praegult. Näiteks kui Euroopas sõidad autoga, seal on kui selline nupp, et kui jääd auto jääb seisma foori taga, siis mootor lülitab välja, mis pidi jällegi kohutava kasumi tooma inimestele, et auto on välja surnud selle aja. aga see asi Ameerikas nüüd lõpetati ära, et nüüd ei pea enam autol olema seda funktsiooni. nii et noh, see kõik teeb ju kallimaks auto ja jällegi on noh, suured mootorid, ütleme siin ikkagi üle 3-liitrised mootorid on au sees jälle. Need kahtlased hübriidi elektriautod, noh, nende müük on niimoodi kukkunud, et neid praktiliselt enam vist keegi ei ostagi. Võid saada imeodavate hindadega, noh, peale Tesla muidugi. Tesla on niisugune fenomen, et ta on ikkagi väga-väga kallis, ta on luksusauto ja neid on ikka päris palju siin. aga üks asi, millest me nagu ei ole veel rääkinud, on maamaks. et noh, Eestis on maamaks läinud ikkagi noh, tohutult suureks, aga kui tuletame meelde seda, kui algas siis Nõukogude okupatsioon Eestis ja siis lubati noh, ütleme põllumeestel oma põldu harida. ja noh, sinna tehti ka kolhoosid juurde, mingid tükid nad pidid ära andma. aga millega neil kõik maa käest ära võeti, oli ju maamaks. Maamaks aeti nii suureks, et see põllumees, maaomanik ei jõudnud selle maksu enam maksta ja siis lihtsalt sundriigistati. nii et noh, täpselt sama skeemi ma näen praegu Eestis toimumas maamaksuga. et kus see absurdsus on see, et sa oled endale selle maa kas pärinud või oled endale ostnud tavaliselt suure raha eest ja siis sa pead hakkama selle veel lisaks maksu maksma. ehk see tegelikult see maa ei kuulugi sulle. sellepärast, et see on väga sarnane sellega, mis Nõukogude ajal oli, kus sa pidid rentima maad, et see, kes sa ei saanudki omada seda. niimoodi, et kui riik võtab sealt makse ja võtab veel nii palju, et sa ei jõua seda maksta, siis see maa läheb ju riigile. nii et noh, et see on tohutu ebaõiglus. see on noh, põhimõtteliselt on see juba orjastamine ja see tähendabki seda, et see maa jääbki noh, võib-olla tulevikus sa ei saagi oma maad hoida, sest et maamaks pannakse nii kõrgeks, et sa ei saa seda omada. ja ometi iga vald on erineva protsendiga seda maksu kehtestanud, aga ometi inimesed istuvad rahulikult ja vannuvad pihku, mitte ei tule, nagu sa ütlesid, avalikult kuskil seda välja elama, nagu sa ütlesid seal Ameerikas, vaid see ongi nagu eestlastele nagu üks
härrasmees ütles, et küll me üle elame. no ei ela, ükskord on nii hing kinni, et ei saagi edasi elada, et tuleb iseenda eest seista, aga no ei ole. esiteks see, kui on öeldud, et e-valimised on saast ja ärge sinna minge, nad lähevad ikka. no vaat ongi selline asi, et no mina arvan, Eestil ei ole sellist karismaatilist juhti, kes suudaks siis konservatiivse osa ühendada. Ja iga kord, kui tekib keegi, kes on niisugune karismaatilisem, ta lihtsalt tühistatakse ära. Igatepidi, noh, tehakse lolliks, mis iganes. Samamoodi on igasugused konservatiivsed parteikesed, pisikesed. Noh, nende vastu käib turmtuli nii kaua, kuni nad jälle kokku kukuvad. Noh, vaatame siin viimase Erki juhtumi, aga noh, ja juht pani seal juba minema. ja no see selleks pani on mütsi pähe ja läks minema. ongi, noh, see selleks, sest et arvestada, et seal Erkis on ju sellised inimesed nagu Andri Kiige, kes on noh, sõjahull, muidu hull, ja siis Andres Aule, kellel nagu puudub niisugune elementaarne viisakus, siis noh, seal ei saagi midagi tulla, see on lihtsalt nagu kokku klopsitud erinevatest inimestest. aga nüüd, kui vaatad näiteks seda, et miks inimesed ei ärka, kas ei tundu imelik, et EKRE teeb praegult seda üle-eestilist mokalaata, ehk käib seal kõiksugu linnu läbi. Kas ei ole mitte selline rahustamistuur, et inimesi lihtsalt rahustatakse, räägitakse juttu, mida on 15 aastat räägitud, aga midagi ei ole korda saadetud. et noh, minu meelest on see niisugune rahustamistuur, kus jällegi, et inimesed saavad natukene seda õhku välja lasta, minna koju ja tunda, et äkki on mingisugune midagi tulemas, midagi paremat. ja noh, on selge see, et niikaua kui on Eestis e-valimised, mitte midagi paremaks ei lähe, see on number üks asi Eestis. kõik teised asjad on tegelikult teisejärguslikud ja ei saagi mitte mingisugust muutust tulla, niikaua kuni need e-valimised. aga noh, kui vaadata seda, kui nõrgalt tegelikult e-valimiste vastu võideldakse, noh, võtame kasvõi, on proovinud nii Keskerakond kui on EKRE proovinud, aga need on ju noh, olematud ponnistused, mis on tehtud. et noh, ma arvan, et see ongi nii tehtud, et inimesed on nagu nii ära tambitud, nii ära hirmutatud ja nad ei näegi mingisugust siis võimu tulemas või midagi, mis võiks muuta. sest selge on see, EKRE-st ei saa kunagi suurt rahvaparteid. küsimus on see, kas Keskerakond suudab enda paati pöörata ja olla siis tõeline Eesti patrioot, noh, nii nagu ta oli Rahvarinde ajal. et kui mina täna eaka mehena saan aru, et ma pean ise minema valima, lähen kasti juurde, panen sedeli oma käega, parema käega tavaliselt. miks teised inimesed seda ei tee, miks nad ronivad arvutisse ja teevad seda arvutis ja saades aru, et kui ta arvutisse läheb, siis ta teeb endale karuteene ehk ta teeb oma elu halvemaks. tema elujärg läheb halvemaks tunduvalt. mine kasti juurde, kallis inimene. ja no vaata, kuna keegi ei saa kontrollida, kas need inimesed üldse käisid seal, siis on väga raske ütelda, kas üldse ja kui suur protsent inimesi tegelikkuses e-hääletas. nii et kui vaadata, kui palju sinna juurde pandi, eelmine kord oli üle pea 100 000 inimest, kes ei oleks pidanud üldse olema valijad, aga kuidagi kontrollida on võimatu. nii et kuskilt oli siis 100 000 isikukoodi, kes olid suutnud siis hääletada. noh, on selge see, et nüüd Riigikogu valimised, mis nüüd 1,5 aasta pärast tulevad, niikaua kuni meil on e-valimised, noh, ei ole mõtet isegi mitte seda ennast endale mõtelda, tegelikult ma ei tea, ei ole mõtet isegi valida, sest et ükstaskõik, mida sa valid sinna ette, et sa lähed ikka täpselt ühed samad inimesed. nii et noh, e-valimised peaks olema asi, mis peaks inimesed ikkagi tänavatele tooma ja see asi ära lõpetada. sest et sellisena nagu praegult ei ole, noh, see valimistel ei ole mitte mingisuguseid mõtteid. noh, sealt võivad seal e-valimistel, kui on pool häältest, mis tuleb e-häältena, meil ei ole võimalik kontrollida
ja neil on noh, võimalus panna sinna nii palju neid hääli juurde, kui neil vaja on ja vastavalt anda sellele inimesele, kellel vaja on häält. tuletan meelde, anti ju Kaja Kallasel 25 000 häält, mis oli pea kõige suurem arv üldse, aga samas ma ei tea kedagi, kes siis isegi sel ajal Kaja Kallast oleks niimoodi fännanud. No, on selge see ja samas kui vaadata näiteks Einar Laignet, noh, inimene annab hääle miskipärast ütleme mõnele lauljale, aga mitte siis ütleme targale inimesele. et noh, see kõik on nii manipuleeritud, et võtame kasvõi siin nüüd viimased valimised, vaatame seda plaan B-d. Ma ei usu neid tulemusi. Ma ei usu mitte midagi, mis see, et nii vähe saadi hääli, nii vähe sai hääli, noh, kasvõi sina või Karl Kolbakov, noh, kes on väga tuntud inimesed. nii et noh, see kõik on nii manipuleeritav, et siin uskuda pole mitte midagi enam, et see usk on täiesti kadunud, vähemalt minul on täiesti kadunud ja kui siin neid raporte tehes nägime tegelikult, mis tegelikult toimub, siis selles meie raportis, mis sai ka Roman Pipkale üle antud, on ju täpselt selgutatud, mis Eestis toimub. nii et lootus on võib-olla nali naljaks, aga kui vaadata Venezuelat, vaadata Iraani, äkki tuleb Donald Trumpile paluda, et tule, võta paari kopterit kaasa ja vii siis siit meie valitsus minema. noh, terve Riigikogu võib ka minema viia, neist ka kahju ei ole. ja hakkame otsast pihta. nii et noh, see on selline pool naljaga öeldud, aga noh. kui ma kuulan sind, siis hästi ei taha uskudagi, et nii palju hääli pantakse kõrvalt juurde, aga ju ta siis on, sa oled sellega tegelenud aastaid ja ma imestan, et kui sa kirjutad, siis neid, kes seda kommenteerivad ja loevad, on kümmekond, kas nad kardavad, seal peaks olema tuhanded, kümned tuhanded, seepärast et kõik tunnetavad, kui ma nendega räägin, et see on mure meie kõigi jaoks. aga kui keegi kirjutab, sina või Andro Roos, siis sinna tuleb kümmekond kommentaari, mitte rohkem, et see näitabki, et meil on asi väga käest ära ja ometi oleks me võinud siis, kui Jüri Ratas 2016 oli Riigikogus peaminister, oleks kutsunud volikogu või selle, vabandust, valimiskomisjoni esimehe enda juurde alates homsest, said aru, on e-valimine lõpetatud. seda ei tehtud, tehti igast tsirkust, et peab Riigikogu hääletab, Riigikogu peab midagi, oli vaja peaminister Jüri Ratasel välja kutsuda komisjoni esimees ja olekski lõpetatud. ja no Jüri Ratas on üldse selline huvitav inimene, et ta käis läbi nii Sorosega, USA demokraatidega, tema käis ju ka Bilderbergi grupiga kohtumas, noh, ju ta sai sealt sellised juhised kätte ja noh, nüüd ta istub ju Euroopa Parlamendis, saab sealt ilusat palka, mängib siis isamaalast, noh, siis siit on jällegi näha, kui absurdne see Isamaa poliitika on, et noh, on selge see, et ta ei ole mitte mingisugune rahvapartei, vaid see on selline Reformierakonna ribats, sest et nemad on ka valitsuses olnud pikka aega, ega midagi rahvale kasulikku asja nad pole kunagi korda saatnud. aga noh, nii see asi on ja kahjuks need valimised Eestis, noh, kordan veel kord üle, et inimesed saaksid aru, pooled, 50% häältest tuleb e-valimistest ja me ei tea, kes ja kus midagi valisid. see lihtsalt on see niinimetatud uskumuse asi. noh, kui vahepeal taheti nii teha, et e-häältel peavad olema siis EHK kood, mis näitab, kust kandist ta vähemalt tulnud on, siis seda kunagi käima ei pandud ja kuigi oli nõutud see EHK kood, siis ütleme viimaste Riigikogu valimistel olid sinna pandud lihtsalt 4 nulli. noh, mis jällegi näitab seda, et see ei oleks pidanud isegi mitte lugema. ja kui panna siia juurde see, et need kõik sertifikaadid olid vananenud ehk need digiallkirjad ei olnud siis korrektsed ehk tegelikult nad ei kehtinud absoluutselt, nii oleks pidanud noh, kõik need e-hääled saatma põrgusse, kus on nende koht ja veel tuletan meelde, et pea 100 000 häält oli siis sellistest kohtadest, et noh, selliseid inimesi
ei olnud võimalik identifitseerida. Kujutad sa ette sellist asja, siis põhimõtteliselt see, kui me paberiga valime, on ainukene variant, aga see protsent on nii väike, nii marginaalseks tehtud, et sa ei saa mitte kunagi mitte midagi muuta. Noh, kahjuks see asi peab ära lõppema ja omavahelised nägelused ja see lolli mängimine tuleb ära lõpetada ja seljad kokku panna. Praegu on väga hea variant näiteks näidata Isamaal, Keskerakonnal ja EKRE-l, et neil on nagu riigimehelikkust ja panna seljad kokku ja see asi ära lõpetada. Ükstaskõik kuidas protestidega teha kasvõi nii, nagu 2008 aasta tegi Islandi rahvas. Ta pani 2 päevaks terve linna lukku ja valitsusel polnud muud teha, kui lihtsalt tagasi astuda. See oli seal finantskriisi pärast ja need pankurid lihtsalt pandi vangi. Ja need poliitikud ka, kes siis olid selle taga, et seal selline pettus käis. Noh, ja ma usun, et see oleks ainuke variant. Niikaua kui igaüks eraldi asja ajab, ei juhtu mitte midagi. Ja üksteisele lihtsalt lisatakse kaika kodaratesse. Et tuletan meelde, et EKRE, kus ma ennem olin, kui ma hakkasin tegelema selle e-valimiste asjaga ja kui perekond Helmed keelasid selle asja ära, siis see oli ju rohkem kui pool aastat turmtuld. Ka Varro Vooglaid, kes lubas kirjutada lausa raamatu minu valedest, mida mina olin valetanud. Kahjuks seda ei ole veel ilmunud, ma ootan, kuni Varro raamat ilmub, et ma saaksin ka teada, kus ja mida ma siis täpselt olen valetanud. Aga noh, nii need Eesti poliitikud on, nad ei taha suurema ütleme, projekti kallal töötada, nemad tahavad igapäevaseid lihtsalt tsirkust teha, käia kõnepuldis, rääkida paar niisugust õigemat juttu, käia, teha mokalaata, aga reaalselt tegudeni keegi ei taha jõuda. jah, no ütleme niimoodi, et 2016 kuni 2019, kui Keskerakond, Isamaa ja EKRE olid võimul ja EKRE esimees Martin Helme oli või siseminister, et oli tal hea võimalus ka kui Jüril ei olnud aega või ei tahanud, ei julenud, siis siseminister Helme oleks ka saanud kutsuda enda juurde Vabariigi Valimiskomisjoni esimehe, ütleb, et homme kell 10:00 lõpeb e-valimised. Ei teinud tema, nii et ükski erakond, su jutt on õige, ükski erakond ei ole, 6 erakonda neid on, kes selle Riigikogus teed, ei ole keegi huvitatud e-valimiste lõpetamist. Aga nüüd meie saateaeg hakkab lõppema, mis sa lõpetuseks tahad ütelda meile Eesti rahvale? Eesti rahva tuleb meelde võtta seda, kui ma olen vaadanud viimasel ajal oma tuttavaidki, kes on konservatiivid, ikka leitakse mingisugune pisikene asi, mis neile ei meeldi ja siis käiakse rusikas taskus. Et see asi tuleb ära lõpetada ja tuleb hakata koos asju ajama. Ja reaalselt siis tuleb üles astuda selle võimu vastu ja näha läbi seda propagandat ja seda lollusi, mis siin toimunud on. Et ega muud ei oskagi ütelda, et suhelge omavahel ja ärge käige mingi pisiasjade pärast. Kellele ei meeldi Trump, kellele ei meeldi juudid, kellele ei meeldi 3. asi, 4. asi. Ja see ongi killustunud, et aga vaatame ühte suurt asja, mis meid ühendab, on Eesti rahvus ja eesti keel. Ja vajadus on see e-valimised ära lõpetada. Ja see on number 1 asi. See ei tähenda mitte midagi, mida mina arvan Trumpist või mida mina arvan Iisraelist või Iraanist. Need on teisejärgulised. Peame hoidma siis silma peal sellel, mis on kõige tähtsam, ehk need valimised ära lõpetada, e-valimised. Selge. Aitäh, hea Maik Kalamus ja aitäh, head Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i kuulajad. Nii et see oli Toomas Pauri autorisaade. Tänud teile kõigile. Tänud. Nägemist.